karmistuni, nurgas üksik suveking, poest läinud vildist küba, juba ammu siin ei ole näinud. Su pärli karmistuni, nurgas üksik suveking, poest läinud vildist küba, juba ammu siin ei ole näinud sind. Meie selja taga sai just läbi Vaba Rahvalaul. Kui pikk traditsioon see juba on? Kui võtta 4 aastat, on see pikk või lühike, aga ma arvan, et juba midagi nagu on, et võiks traditsiooniks nimetada. Idee tekkis 2011. 23. august peale Vabaduse laulu Tallinnas lauluväljakul. Ja kui see, no ma ei taha niimoodi, täna ilus päev, ütleme, et see ei olnud päris Vabaduse laul, no ma ei hakka sellest kriitikast rääkima, aga siis tekkis ikkagi mul see 3-4 sekundi jooksul idee, et hakkame ise tegema Vabaduse laulu, aga siiski teise nime all. Ja täna sai see laulmine siin läbi, rahvas oli viimasel hooajal püsti, tantsiti, hoiti kätes kinni. Mis emotsiooni see teis tekitab? Ka mina tantsisin, mind haarati äkki tantsima ja vals, no loomulikult lemmiktants. Aga tead, siuke tunne tekkis, või õigemini ma ei oska praegu kirjeldada, aga umbes siuke tunne, et täna tõesti läks korda asi. Ja tulid need laulud, mida ma olen ise kogu aeg tahtnud kuulda. Ja tundub, et ka rahvas tahtis neid kuulda. Üles astusid hakkame meie oma imelaululapsest Oliver Lepik, Rene Soom, Koit Toome, Alen Vesiko ja üllatusesineja Avo Kiisa, jah. Superstaarid Kertu Pabo ja Jüri Pootsman muidugi ka. Ise on nimelik öelda, aga tõesti ma ütlen, et läks küll korda. Seda oli näha ju inimeste hulgast ja inimeste meeleolust ja lauljate meeleolust. Ma kuulsin isegi, et lauljad on mulle öelnud mitmed ka, et tõesti oli vahva. Ja kas juba võite hinnanguliselt öelda, kui palju siin ligikaudu rahvas võis täna koha peal olla? No muidu on olnud siin 2000 ringis, aga no täna oli rohkem, see oli näha. No 2000-3000 vahel. It's all